Tere, mina olen Christopher. Täna oleme Reaalgümnaasiumisse tulnud, et vaadata järjekordset teadlastööd. Nüüd lähme vaatame, mis toimub. Mis täna siis siin teadlastööl toimub? Siin on hästi palju erinevaid teaduse töötubasid, on keemia, füüsika, astronoomia, bioloogia, geograafia, matemaatika, muusika, väga palju erinevaid töötubasid. Meil on kõikidel nendel üks ühine teema, see on taaskasutus. Ja siis on meil veel ka kohvik, nii et teaduskohvikus saab siis, teaduskohviku pealkirjaks on võimalik ainult Eestis, ehk siis seal on nagu sellised veidi Eesti teemalised asjad, siis, mida on võimalik endale osta. Kui palju te arvate, tänavu aasta tuleb külalisi siia? No me ise loodame väga, et tuleks 200 või isegi kuni 250 ja koos nende abilistega siis oleks 300 inimest majas. Mis te arvate, kas tänavu aasta tuleb rohkem külalisi kui eelmine aasta? No seda me igal aastal loodame ja sellepärast me igal aastal mõtleme, et läheks natukene suuremaks, nii et sellepärast oleme me ka sellel aastal juurde võtnud siis matemaatika töötoa näiteks ja muusika töötoa, et nagu laiendada natuke, sest muidu me ei mahu lihtsalt nendesse töötubadesse ära, nii et ikka loodame alati, et läheb suuremaks. Tohib küsida, mis te siin töötoas teete? Me paneme sidrunite ja kartulite jõul LED-lampid tööle. Mis täna siin astronoomia töötoas toimuma hakkab? Siin saab joosta ennast astronaudiks. Siin saab leida mikrometeoriite liivast. Saab endale ise satelliidi meisterdada ja saab astronaudi kombel puslet kokku panna paksude kinnastega. Mis on kõige põnevam katse siin töötoas? Ma arvan, et kõige põnevam on pusle kokkupanek paksude kinnastega. See jääb närvi kõiki. Mis läga, mis prügimägi siin on? Siin saab siis sorteerida erinevat prügi. Ja kuidas te seda prügi sorteerite, mille järgi? Meil on teatud prügi käib teatud konteinerisse. Kas näitate ka, kuidas? Jaa, näiteks pudel käib segapakendisse, siis siin on juba ära pandud biolagunevad jäätmed, siis näiteks juuksesprei käib ka segapakendisse, piimapakend. Paljud paneksid selle vana paberisse, aga tegelikult see käib tavalisse pakendisse. Mis suppi te siin keedate? Meie teeme süüteroosi ja see on süüteroosi värv. Aga miks need kõik erinevat värvi on? Sest et need on tehtud erineva värvi küünaldega. Mis asi süüteroos on? Süüteroos on siis munakarpidest teeme sellise roosi kuju ja siis paneme ahju ja siis see põleb ära. Esiteks tuleb võtta üks munakarp, siis võtta üks selle munakarbe äär, rullida kokku ja panna siia sisse, niimoodi. Siis võib siia äärde veel mingid sotid õppida. Tuleb võtta pintsettidega siis kinni ja kasta läbi. Niimoodi, et kõik kohad saaksid tehtud. Siin saame lõpuks panna sedelust, kaunistada, kirjutada oma nime ja saab kujuma panna. Mis programm see täna siin on? On programm, kus saab täpselt õppida. Näitab paremini, kuidas peab sorteerima. Et number 1 on näiteks biojäätmed, teine on muud jäätmed ja kolmas on papp ja paber näiteks. Kas see programm on tehtud sinu poolt? Jah, ja ma olen mu sõbrad on mind väga palju aidanud ka selle tegemisel. Kuidas see töötab ja kuidas see sind jälgima hakkab? See töötab väga kergelt, et mul on arvutil kaamera ühendatud ja siis sellega ta võtab liikuva osa ja ta hakkab seda jälgima ja mööda seda minema näiteks. Näiteks see õun. Siis ma saan niimoodi lükata ja niimoodi juba läks.
mis täna siin töötoas siis toimub? täna me taaskasutame vanu purke ja teeme neist, anname neile uue elu ja teeme neist uued limonaadipurgid. Ja mis on kõige põnevam katse või midagi, mis siin laudade peal on? Kuidas saab paberist kõrs? See on kõige põnevam katse meil siin laua peal. Kuidas te siin siis seda jooki teete? Me paneme vee topsi, siis paneme 1-2 lusikat suhkurt, siis sidrunihapet ja soodat ja siis värvi ka, kui soovid. Mitmes töötoas olete käinud ja millistes? Kõik on läbi käidud. Kõik on läbi käidud? Ja ise ma muidugi tegutseb, Raps tegutseb. Tema tegutseb, mitte mina. Me oleme kõik läbi käinud. Tule Romet siia, räägi ise. Keemia, füüsika, muusikatoas käisin ja aulas käisin rohkem polki. Ja milline sul kõige rohkem meeldis? Füüsika. Mis teil siin lõngaga toimub? Meil on siin lugude loomine ning me loome lugu ühest talumehest, kelle saak varastati kahjuks sügisel ära. Ja mis need teised mängud siin on? Meil on siin igasuguseid mänge väärtuste avastamise kohta ning probleemide lahendamise kohta ning ka üks selle kohta, kui hästi sõbrad üksteist tegelikult tunnevad. Väga lahe. Ja mis siin on kõige kergem ja kõige raskem? Eks siin ole ikka inimese vanusegrupist. Siin on see lugude loomine ei ole kõige lihtsam, aga sõprade tundmine, seda suudavad igaüks teha. Meil on siin üks päris noor õde ja vend on selle ära teinud ning nad olid selle üle väga õnnelikud. Väga lahe. Mida siit on kõige rohkem ostetud? Nutella pannkook on kõige rohkem ostetud. Need on nüüd otsas juba. Ja mis teile kõige rohkem siit meeldib? Ma pole tegelikult siit mitte midagi maitsnud, et sellele ma ei oska vastata. Tänas 2 tundi olen väga kiiresti, nagu linnulennult. Oleme käinud paljudes töötubades ja saanud uusi nippe ja teadmisi. Loodan, et ka teised külastajad täna on saanud väga palju uusi teadmisi taaskasutuse kohta.